Tere, olen Urve Jõgi ja tutvustan viktoriinide loomise keskkonda Triventi. Keskkond on hariduses kasutamiseks tasuta ja asub aadressil www.triventi.com. Õpetaja saab luua kuni 4 vastuse variandiga küsimusi ning õpilased vastavad oma nutiseadmega. On võimalik valida ka juba teiste poolt koostatud mänge, mis on siin Public Games all toodud. Aga meie vaatame täna, kuidas siis ise üht mängu koostada. Ja selleks peab keskkonda sisse logima, aga kui kontot veel ei ole, siis kõigepealt vajutame Sign up. Ja siin on näha, et on võimalik sisse logida ka Google'i kontoga või Facebooki kontoga ja on võimalik siin keskkonnas ka oma konto luua. Selleks sisestada siis e-posti aadress, eesnimi, perenimi, kasutajanimi, mis kuvatakse teie loodud mängude puhul ekraanile, salasõna, veel kord salasõna ja siis vajutada Sign up. Seejärel küsitakse teilt kinnitust, et kasutate keskkonda hariduseesmärkidel ja ongi konto loodud. Kui konto olemas, logime sisse. Selleks, et siin keskkonnas uut mängu koostada, klõpsame sakilt Create a new game. Kõigepealt paneme mängule pealkirja, näiteks loomad, ja siit paremalt poolt saab valida küsimustele vastamiseks mõeldud aja. Võimalik on valida 5 sekundist kuni 60 sekundini. No valime praegu 25 sekundit ja selleks, et küsimusi koostada, vajutame Continue. Nüüd saame kirjutada esimese küsimuse. Pildil olev loom on ja siia tulevad siis nüüd vastuse variandid. Näiteks kala, kahepaikne, loomaja ja imetaja. Ja kindlasti tuleb ära märkida õige vastus. Mina märgin praegu imetaja. Kuna mul on küsimus, et pildil olev loom on, siis kindlasti peab siin juures olema pilt ja selle pildi saan ma üles laadida siit. Valin oma arvutist pildi välja ja siin on näha, et natuke on võimalik veel seda pilti ka vähendada vajadusel ja seejärel kasuta pilti. Pildi kasutamisel peab arvestama, et pildi maht ei tohi ületada 5 megabaiti, siis on pilt üles laetav. Ja nüüd on mul kõik vajalikud kohad täidetud ja vajutan salvesta. Seejärel loome järgmise küsimuse, selleks klõpsatasin plussmärgiga rohelisel ruudukesel New Question. Ja kirjutame järgmise küsimuse. Kes on Eesti väikseim kiskja? Ja jällegi vastuse variandid. Näiteks nugis, nirk, rebane ja saarmas. Jällegi märgin ära õige vastuse ja kuigi ei ole mul see küsimus otseselt pildi kohta, siis võib ikkagi pildi lisada, kas või selle eesmärgil, et see aitab õige vastuseni jõuda. Nii, ka see pilt on üles laetud ja salvestame küsimuse.
Nii, koostame kolmanda küsimuse veel. Näiteks, kes on aasta lind 2016? Vastuse variandid ka. Rasvatihane, kiire viu, rukkirääk ja no näiteks liinapästrik. Jällegi märgistan õige vastuse ära, aga seekord ma pilti ei lisa. Samas on igale küsimusele võimalik lisada abistav vihje. Näiteks paneme siia abistavaks vihjeks, et käib talvel sageli lindude söögimajas. Ja veel on võimalus kasutada ka sellist lahtrit nagu kas teadsid, et kuhu saab siis lisada antud küsimusega sobiva mõne huvitava fakti. No mina seda praegu ei lisa ja salvestan küsimuse. Nüüd on minu küsimused koostatud ja salvestatud. Siin on küll koht, kus saab lisada pildi ka mängule üldiselt, aga seda ma praegu ei kasuta, sest peab arvestama, et kui siia lisada pilt, siis see automaatselt lisandub kõikidele neile küsimustele, kuhu ma ise pilti valinud ei ole. Ja vahel võib see selline pilt olla pigem eksitav. Nüüd salvestame mängu. Ja siit paremalt poolt vaatame veel, et kui siin on linnuke, siis see mäng salvestub minu mängude kaustas. Ja kui ma valin siit veel settingute alt, siis ma saan määrata ära ka selle, kas õpilased näevad nii-öelda esikolmikut mängus enda ekraanidel, jätame selle alles, ja teiseks saan määrata, kas ma luban siis jagada mängijatel seda mängu. No ma võtan siit praegu linnukese ära ja salvestan. Nüüd on võimalik mul veel enne mängu kasutamist seega nii-öelda üle vaadata preview alt. Ja siin on siis näha need küsimused, mis ma olen koostanud ja näitab peale vastamist ära kohe ka selle, kas vastus oli õige. Nii, vastame nüüd valesti ka. Oleme näiteks nugis, näidatakse ära, milline oli õige vastus. Nii, ja siin vastame taas. Ja niimoodi on siis võimalik oma mäng veel enne kasutamist üle kontrollida. Aga lustlikku koostamist ja kasutamist oma õpilastega!